Härra kolonel, Eesti Kaitseväes on suurem osa inimestest relvavennad, head sõbrad, omavahel väga hästi tuttavad. Kas niisugusel õppusel nagu Kevadtorm on võimalik teil oma kolleege hästi tundes aimata teie vastast mängiva poole ülemate käikusid ette? No kas nüüd ette just kõike aimata on, aga nende põhitegevus on, võime aimata. Aga eks igaüks püüab oma tegevust natuke modifitseerida iga kord, et siis teist üle trummata. Lihtsaid vastaseid teil ei ole? Ei. Täna on Kevadtormil osalemas ka üksused Lätist, Leedust. Kuidas te nende tegevust hindate, olete nendega kokku põrganud juba? No iseenesest mina isiklikult otse pole, aga minu üksused on kokku põrganud ja nad tegutsevad väga professionaalselt. Öeldakse, et Kevadtorm on õppusjuhtidele ning üksused ja nende tegevus õppusel või tegevusetus sõltub sellest, milline on nende koht suurel kaardil. No see on iseenesest täiesti õige väide ja samas vaatame seda teist pilti, et kui ülemad kaardil nuppe liigutavad ja mõni üksus liigub, on kindlasti ka staatilisi üksused, kes julgestavad midagi ja põhimõtteliselt teevad mitte midagi, aga nad tegelikult, nende tegevus on väga tähtis. Mida peaks üks sõdur, reservväelane, kaitseliitlane, ajateenija õppusel sellel hetkel tegema, kui tal on vaba hetk? No loomulikult esmalt ta peaks enda eest hoolitsema, vaatama oma hügieeni, veetarbimist, kogu oma varustus üle vaadata ja lihtsalt, et ta oleks järgmisel hetkel, kui ta saab uue käsu, mugav tunne ja valmis endast 100% andma jälle. Igal õppusel on hindajad ja vahekohtunikud, kelle kohustuseks on üksusi mitte õpetada ja mitte suunata, vaid anda neile hinnang või hinnata nende tegevust. Tihtipeale tekib Kevadtormil üksustel alati probleem sellega, et vahekohtunikud annavad justkui teenimatult mõnele väga tublile üksusele liiga palju haavatuid või surnud mängult. Kuidas seda olukorda võiks õppustel parandada, et see üksuste motivatsioon ei langeks? No eks see frustreerib kõiki pooli, mõlemat poolt. Aga kas seda parandada saab, see on raske. Mina pakun välja, et ikkagi vahekohtunikud peaksid mõtlema ja mitte kasutama seda pöödlarežiimi, et kui üksus läheb, siis kõik on läiel. Igal üksus on võimalus, ütleme, et tuleb võimalus anda. Ka reorganiseeruda ja edasi tegutseda. Sõduril öeldakse, on alati millestki puudus. Kas teie arvates, härra kolonel, on sõduril midagi sellist ka, mida tal enda teadmata on tegelikult mõnikord ülearu? No teadmisi on kindlasti tal ülearu. Ütleme, sõdurid on väga leidlikud ja sõdurid iseenesest olen näinud, et reservväelased suudavad väga palju initsiatiivi võtta ja väga palju väga huvitavaid otsuseid vastu võtta. Kevadtorm lõpeb mõne päeva pärast. Reserv läheb koju, ajateenijad lähevad reservi, elukutselised lähevad missioonile või edasi teenistusse. Kes sellel ajal Eestit kaitseb, kui väge on põldudel vähem? Selle ajal kaitseb Eestit iga inimene oma kodus sellega, et ta õpib, töötab, arendab ennast. Kõik seda võib vaja minna järsku kriisisituatsioonis. Mida saab iga kodanik riigi heaks teha? No olla lojaalne esmalt ja teiseks olla valmis reageerima kõigele, mis ette tuleb. Samas õppimine, töötamine, enda arendamine, see viibki selleni. Härra kolonel, lõpetuseks üks niisugune küsimus. Kui Kevadtorm saab läbi ja teil tekib üks vaba nädalavahetus, kuidas te lõõgastute, kuidas puhkate? No ma arvan, et pereseltsis enamalt jaolt. Võtan oma lapsed, teen väikse grilli ja tegelen nendega loodetavasti.